Ja nii nagu kõikides uusehitusrajoonides on ka siin tõsiseid probleeme, raskusi, ega ehitamine sellisele paesele pinnale kerge ei ole. See nõuab väga palju täiendavaid kulutusi heakorrastustööde tegemiseks. Siin meil ongi üks kitsaskoht, praegu heakorrastus jääb tunduvalt maha vajadusest. No loodame, et ühiste jõududega tuleme ka sellega toime. Noh, nii see, kes on see korteristu, no rahvas siis annab talle andeks, aga ühe korra, kui tõesti Eesti riik hakkab kontrollima, lihtsalt ja meil enam ei ole, siis lihtsalt saab paneb suund elukorda ja maksad trahvi ja sa võtad selle ära ja ongi kõik. Aga sellepärast, et vaadake nüüd ilusti, tegelikult vaada renoveeritakse, meil taheti ka maja renoveerida tingimusel, et kõiki pannakse need slasti takkad. Mitte need nagu need hiirupisada, need annaks, aga meil paljud olen ise pannud. Ja see näeb ikka kõik ära teada ühe sõnaga ja ongi, et see korteriühistu emal oli ka kuidagi tema seadus või tema poe vahetas ja poed vahetas poe selliselt mõttarane tahtnud, et räägult on kuidagi see seadus ei neid kontrollib, aga las ta kontrollis. Tema direktiivid ja võiksid televiisoris rääkida, mina olen juba olnud sama lehti. Ja ma lehti usun rohkem, Õhtulehte, Delfi. Ma usun rohkem, sest ajakirjanikud tänapäeval kirjavad kõik välja. Neil on oma allikad. Ajakirjades televiisoris ajatakse ainult jama ajatakse. Räägime ausalt, nii nagu selle tuulikult, et rahvale räägitakse 2 miljonit, tegelikult on ta 14 miljonit. Ja siis kui tahtis, siis need tuulepargid on kusagil üldsamad inimeste kuradi majade taga. See üks Strandberg on see, kes oli vabastandas mässu ja kirjutas kirja ja Strandberg siis ütleb, et tuulikutel on mingisugune kõrval muidu, et üks kolmelapse pere tahtis meie ostis maja, ta on 14 tuulikupargi keskel. No see on ebanormaalne, see hoiab tervisel. Ja siis kõik siis, aga see valitsus on, kui valitsused räägivad, siis nimeb selle tähtis inimene ja tuleb ka seaduse punktidest. Kas valitsus lähtub seaduse punktidest sellist muna? Ta läheb nagu tahtudeks ole, on ju niiviisi. Ja loomulikult nüüd siis, et see Strandberg ka sennetas ära tuleb ja nüüd ikkagi valitsus umbes tagasi, et see vähem kui 700 meetrit, eks ole. Muidu nad tahtsid inimese kuradi taga aegadesse panna. Nii et jürge, kas see Reformierakond sõidab nagu tank, sõidab inimestest õpe, aga inimeste tervise peale üldse ei mõtle. Jumal tänatud, ma tuleb kunagi seda Reformierakonna, mulle ei meeldis, ma valisin niisama nii Keskerakonna. Ma vaadake meie baasid põhjalt, meil on olnud ees ja taga meil on üle renoveeritud. Siin ei ole renoveeritud, no vaadake, mis praos on. Meil on täna värvitud. Oi, siis sai nalja. Issand jumal, eks see peremees, see ühistu esimesel ka selline, võttis sellised ohmud. Üks aasta tehti siin, teine aasta tehti seal, maistel seal ja kodukodis. Tallinnu ombus tuli. Seal olid esimesed olid ukrainlased, need keerasid sita kokku. Siis tuli teine ja siis nad tegid veel augupuurisid. Siis ma ütlesin, et see tuleb ära parandada, siis siin on see täitsid ja ma ütlesin oma ülemusele korteristu, mis ei anna enne meile raha. Siis tuli see kolmas brigaad, kes pidi selle Ukraina sita ära parandama. Siis tegelikult nad oleksid iga kord reedel selle rõpikidama ära puhastama. Midagi nad ei puhastasin, ma puhastasin ära need. Aga siin, kus see vaadake seda maja, mis siin on, siin selle maja ühesagutis tagasi. See vanast oli sotsmaja, aga Rüüs ei tahtnud kohta sotsmajad ja ta andis kellegi tuttavale kinnitada. Vot seal tehti korralikult. Brigaad oli peal, kõik need aknad kinetati ümber, kinetati ära. Ruutu tehti valmis, vot minge sinna, vaatan, tehke siis siit projekt ja minge siis sinna, siis te näete, kuidas see korralik remont on tehtud. Ärge meie ma ei ole korralik lõbas. Et on sellised täkivärg käisid joomas ja see ei ole ka, aga vot see maja on väga korralikult, et siis nagu teie ülemus saab võrrelda, et jääb, selles suhtes.